Minu selja taga selles Mänguasjamuuseumi vitriinis on ühed erakordselt haruldased asjad. Tartlased võiksid teada nime Nikolai Viller. Ja isegi kui nad ei tea, siis nad on kindlasti tema töid näinud. Nimelt oli Nikolai Viller arhitekt, kes elas sajandi alguses Tartus. Ta on pärit Moskvast, saksa perekonnast ja kolis Tartusse aastal 1920 eriloaga. Nimelt tema isa ja vanaisa olid sündinud Tartus ja talle oli konsulaadis lubatud, et ta võib tulla ülikooli ja hakata siin tööle. Aga koha peale tulles selgus siiski, et tööd ta ei saa, sest et Nikolai Viller ei osanud eesti keelt. Ja nii pidi ta välja mõtlema, kuidas oma peret toita. Kuna ta oli kunstnik, mõtles ta välja, et ta hakkab tegema lastele mänguasju. Ja Viller tegi tõesti erilisi mänguasju, selliseid pisikesi puust asju. Ja nende eripära on selles, et nende esimene ja tagumine pool on erinevad. Tihtipeale tehakse selliseid pisikesi asju nii, et nad maalitakse mõlemalt poolt ühtemoodi või trükitakse kuidagi, aga Nikolai asjades on näha, et tõesti tema nägi nendega väga-väga palju vaeva. Ja tema tütar on rääkinud muuseumile, et neid asju tehti kastide kaupa ja et neid veeti kõikjale üle Eesti. Aga praeguseks on neid säilinud täpselt nii palju, nagu siin Mänguasjamuuseumis näha on. Ja kes tahab näha, mida Nikolai Viller veel on teinud, peaks minema Ateena kinomajja ja vaatama selles saalis ringi, sest just Nikolai Viller on teinud selle ilusa sisekujunduse.